Sotsiaalmeedia teade andis märku, et inimene nägi öösel hoone ümber asuvatel tellingutel askeldamist ja keegi katsus rõdust. Väidetavalt elab teataja 6. korrusel. Selle kohaselt kostus ka venekeelseid sõnu. Kirjutaja mainib, et selle sündmuse pärast on tehtud ka teade politseile. Politsei sellest väljakutsest aga midagi ei tea. Hetkel saame öelda, et Politsei- ja Piirivalveametile sedalaadseid teateid laekunud ei ole ja ühtegi juhtumit registreeritud ei ole. Küll aga teema on kindlasti selline muret tekitav, et kui meil ikkagi sellised külalised akna taga käivad ja veel enam nad on soovimatud, üritavad kuidagi jõuga meie eluruumidesse tungida, siis kindlasti tuleks politseile sellest teada anda. Sotsiaalmeedias hakkas siis kulutulena levima teade, et näiteks siinsamas Haaberstis ehk Õismäel on tellingute pealt üritanud siis erinevatel kordadel inimesed korteritesse sisse tungida. Politseil selle kohta mitte ühtegi vihjet ei ole tulnud. Just täpselt vihje, sest nagu postitusest võib aru saada, on olnud neid juhtumeid ka varem erinevates piirkondades. Sellised renoveerimistööd, kus parandatakse hoone soojapidavust, on väga aktuaalsed, mitte ainult Tallinnas ega kogu Eestis, kuna just on projektideks vormumas miljonid eurod renoveerimistoetust. Kes siis peaks sellistes olukordades vastutama elanike vara ja turvalisuse eest, kui käivad ehitustööd? Väga lihtne on öelda, et pange valvur, pange turvameest. Täpselt samamoodi korterite varguste puhul ei ole ju eluliselt usutav või mõeldav, et me paneme igasse trepikotta turvamehe või valvuri ja see lihtsalt ei tööta, sellist ressurssi mitte kellelgi ei ole. Aga mis oleks võib-olla mõned soovitused, et kas või näiteks panna kaamerad üles. Ma tean, et on pandud ka makette üles, et teised ju ei tea, kas ta nüüd filmib või ei filmi, panna näiteks prožektorid, mis on siis muunduriga, et juhul kui keegi liigub, lähevad need prožektorid põlema. Ilmselgelt on tellingud hoone ümber nii kaua, kui tööd on tehtud, seega need jäävad sinna ka nädalavahetuseks, kus kedagi võib-olla korteris ei asu. Seega peaks olema alati kindel, et aknad ja uksed oleks korralikult kinni. Meie enda varaga ümberkäimine on eeskätt meie enda hoolsuskohustus ja paneme südamele, nii nagu korterivarguste puhul ikka, et oma vara kaitseme me ise, jälgime, et kindlasti meie aknad oleksid korterites suletud asendis. Jah, hea on, kui me paneme kardinad ette, et ei ole võimalik pikanäppu meestel jälgida, mis meil siis väärtuslikku oma eluruumis on. Ehk siis mida rohkem me suudame ära varjata just nimelt selliseid hästi maksvaid seadmeid ja elemente, seda suurema tõenäosusega hoiame me ka ära varguse oma korterist. Minu hinnangul ei olegi siin kedagi süüdistada, sest nii-öelda võõrad inimesed teiste isikute vara kallal toimetada ei tohi ja see on kriminaalasi.